Aivar Kuusmaa, tänase mängu märksõna vist on möödanud vabavisked. Üks nendest vähemalt. No jah, üks on vabavisked, et 16 punkti andsime nagu vabavisetest järgi, aga pigem ma ütleks seda, et ikkagi võistkondlik nii ründe kui kaitsemäng oli täna jälle muutunud individuaalseks, et pole Rapla veel ühtegi mängu võitnud, kui võistkonnal on 7 RS-i. Kas sul oli raske Tamakoid nüüd suhteliselt ikkagi uue mehena, kuigi eelmine aasta ta oli juba meeskonnas, mängu sulanduda? Ei, loomulikult kõik see, ütleme, mängijate vahetus lõhub rütmi, nii treeningrütmi kui kogu seda, ütleme, protsessi, et siin selles mõttes, ega me oleme endale aru andnud, et ühe päevaga ja üleöö ei juhtu siin mitte midagi, et ma usun, et noh, nüüd on enam-vähem asjad paigas ja me saame rahulikult siin vaadata. TTÜ-mäng tuleb küll reedel peale, aga siis meil on terve nädal aega treenida ja 14 on Rockiga. Tahtsin just küsida, et reedel juba Rait Riivolana ja kompanii, et mis rahtu leiad, et karikamängus kaotasime? Karikamängus mängisime 1-1. Mis siin ikka leida, et üritan jälle selle võistkondliku mängu üles leida, et selles mõttes mind isiklikult nagu ütleme natukene häirib, kui võistkond ei mängi võistkondlikult. Et ma olen kogu aeg rõhunud, et mänge võidetakse, kui 5-6 meest viskavad üle 10 punkti ja kui on ikkagi, ütleme, 10 pluss assisti. Iseenesest, ma räägin, olime agressiivsed, me saime vabaviskeid ja laua ka vist ründelauas kindlalt domineerisime, et vastased panid päris hästi kolmeseid täna, milleks me valmis ei olnud, sest eile nad nii hästi ei visanud. Kas vastasvõiskonnas selline nii-öelda skaut nagu Ernestos ja Reskis võib ka nagu mingisuguseid trumpe vastasvõiskonnale kätte mängida? Ta tunneb siiski mängu veidi, mis ta mängis meie meeskonnas. No ütleme, ma arvan, et kõik treenerid võtavad mängud ja töötavad need läbi, et selles mõttes see on ikkagi peatreeneri töö, need asjad paika panna. Meil täna, tänu ütleme kõikidel nendele liikumistele ei toiminud jälle see asi ja üritame reedel paremini.